Tere hommikust ja tere tulemast minu uude vlogi. Täna me oleme siis käinud juba Edenis. Härmas käisime korraks Miku andis allkirjad. Siit tuleb mu kass jälle. Ja nüüd me oleme Mintsus ja ma teen enda sellele giveaway võitjale praegu pakki. Ma näitan kohe. Siin on siis see küünal. Mingi uus lõhna kusjuures joigin. Kärri ära, Karju. Ja siis on selline märk Mikku onju. Siis ma kirjutasin siia pühenduse sisse. Ja siis saab siia täita ja siis tšuvitsit, väga lambine valik, aga mis seal ikka. Ja tutti frutti. Kärrile täitsa meeldib see on ju. Nii et ma pakin siia ära ja siis, sellise karbi leidsin ka Eesti Postist, täiega ilus. Jas. Minu ülesanne täna on valvata seda väikest tibu siin. Väikest mopsi beebit. Juu, väike mopsi beebi. Vaadake, ma tegin ise latte frapped. On ju hea? Sa pole maitsnud, aga sa pead ütlema, et see on hea. Arvan küll. Jaa, kes see tuli? Kell on vahepeal saanud 8 või noh, peaaegu 8. Ja minu tänane meik on siis see, ma panin ripsmekat lihtsalt. Ja siis panin seda rohelist kreemi endale näkku. Lihtsalt vaadake, ilust värvi see on. Minu lemmik. Ja ma lähen Eliisega linna ja ma mõtlesin, et ma ei hakka ennast mukkima, nii et ma panin lihtsalt ripsmekat. Ja vahepeal käisid Miku vanemad siin, käisid väikest mopsibeebit vaatamas ja siis saime nendega juttu rääkida veits. Mis ma tahtsin öelda teile? Kui ma suhtesse läksin, siis minu näonahk läks paremaks. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga ma kasutasin vähem meiki. Ma nagu ei pea mõtlema nii palju asjade peale või ma ei tea, kas see on nagu loogiline, aga mul on armid küll, vaata, ja paar punni ka, aga muidu olen rahul. Olen täiega rahul. Ja Miku iga päev ütleb mulle, et ma olen väga ilus, isegi siis, kui ma olen lihtsalt täiesti pomps ja õllar ja kõik muud. Aga ta ikkagi ütleb mulle, et ma olen ilus, nii et tüdrukud, kõige tähtsam on naturaalne ilu. Räägin mina, kes ma põhimõtteliselt iga vlog nagu meigin ennast, aga ma üritan seda vähem teha. Ja kui ei ole vaja meikida, siis ma ei meigi. Ehk siis, kui ma ei lähe kuskil üritusele või linna midagi tegema. Oma veestas videot. Tee. Helü! Näita, kus on arbuusiane? Sees, peidus. Arbuusiane! Master Chef Miku tegi süüa. Ja mida ta tegi? Ta tegi riisi. Ta tegi, mis see on? Kanakaste või? Kanasula just, koorekasta. Ja ma saan seda kohe sööma hakata. Mina tulin sellise mõtte peale täna, ma tahaks teha tuuletaskuid. Ja seda ma ka teen. Ja praegult ma siis keedan potis vett ja siia panin ka suhkurt ja soola. Ja panen ka võid. Mul on siin tehtud kuubikud või noh, enam-vähem kuubikud, mitte päris. Ja panen siia sisse kohe. Ma räägin teile siis enda seiklustest. Ma enne üritasin teha keedutaigend ja ma panin riisijahu, eks ole, nisujahu asemel, sest et see on ikkagi tervislik ja meil ei ole nisujahu. Ja guess what, nagu see läks täiesti tükki ja ma pidin ära viskama. Lisaks tuli sinna üks mädamuna. Terve rest oli põhimõtteliselt mädamunasid täis, nii et see on okei. Ja nüüd siis ma palusin või noh, käskisin Mikul teha uuesti taigna. Eks ta tegi ja siis ma nüüd näitan teile, millised nad nüüd välja näevad. Praegult on nad sellised. Loodan, nad veel lähevad normaalsemaks. Ja siis ma tegin kohupiima kreemi kondenspiimaga. Nii et ma loodan, et meil tulevad välja need. Seal on siis need tuuletaskud, mis tulid ime hästi välja lihtsalt. Ehk siis me täiega peilisime nendega. Käril on nagu toores kala. Pane. Ja siin on toores kala või? Toores. Oi, kui läppe. Arbuusi jäne, arbuusi emma, arbuusi kärri. See on väga norm. Ma olen terve hommiku beebiga tegelenud ja nüüd ma põhimõtteliselt panin ta magama ja siis ma teen süüa ja lähen õue veitsaks. Täna hommikusööks siis pannkoogid ja eilne kohupiima segu, mis meil alles jäi siis nendest tuuletaskutest. Ja näitan teile, kuidas teha Nescafé frappé seda jooki. Kõigepealt paned siit, no 3 lusikatäit ilmselt
siis paned piima. Segasin ära ja panin jää sisse ja nüüd segan veel. Ja me ei haugu. Ja ongi valmis. Ma hakkan kohe meikima, aga vaadake, ma olen nii uhkema selle meikimislaua üle. Ehk siis aknalaua üle. Tegin kõik korda siit. Hello, mu meik on valmis. Ma tegin kulme mega kaua. Ja mu kass karjub, et ma teda välja laseks. Aga Kerri, ma ei saa praegu, et ma näitan oma meiki, on ju. Ja nüüd on meil vaja juuksed põimitada ja sirgendada. Ja siis ma jooksen Miku aktuuseele. Mina ja Mamps oleme Miku lõpetamiseks valmis. Ja hakkame minema. Täna ma tahaksin teile rääkida sellisest asjast, et Mikal lõpetas gümnaasiumi. Ta küll vingus palju ja hädaldas ja ütles, et ta ei tee mitte midagi ära, aga ta tegi. Ma näitan ta neid roose, mis me talle tõime minu pere poolt. Väga ilusad, ma tean. Ja meie pere poolt siis Kaupsi kinkekaart. Või mitte Kaupsi, vaid partneri. Mul on täiesti puna siit. Väga huvitav. Igal juhul hakkame kohe sööma. Ja siis millalgi õhtupool lähme Tartusse. Kerri, kas sa igatsesid mind või? Tulid autosse. Sa oled nii normaalne kass. Okei, ma näen lihtsalt võrratu välja praegu, aga ma lihtsalt pean teiega jagama seda, et ma vaatasin Hensu, kus ta nagu videoid ja ta on seal mu õega ja siis nad läksid õega tülli. Nagu reast ma hakkasin hirmu selle peale ja siis sõõda nagu tiris mingi kaunised laast alla ja siis tähäpis. Ja siis see Hensu pani just täiesti nonsense mingi kättemaksukontori mingi nalja sinna lõppu ja viskas seda mingi asjaga. Siis, et okei, ma vaatan edasi, see on lihtsalt nii naljakas. Siin siis minu riidetorn. Korralik, noh. Bussi välmisena oli 5 mintsa aega ja siis ma ema ütles, et ma jõuan küll, et mul on kastani ristis. Ja siis ta karjus telefoni niimoodi, mul oleks nagu reast kuulmine ära, keegi sõits talle ette. Ja siis ma pidin talle helistama, kui buss hakkab liikuma. Ja ta reaalselt pani oma auto kuskil X kohta. Ja ta jooksis ise bussi peale. Ja andis mu raha ja jooksis maha ja ma ei tea, kus ta selle auto pani. Vist Kaiepäike nagu reast ainult Kaiepäike. Käsi hullud päris. Raadress filmi. Käsi hullud. Raadress filmi Kati läheb muidu näost punaseks. Kes teist arvavad, et ma näen välja nagu Baruto? Mina igatahes arvan. Ja mis asi juhul siin lõua peal on? Tahaks leida ühe inimese, kes ütleb, et see on ilus. See on ilus. Mulle meeldib. Ja see ongi päeva lõpuks kõige olulisem. See tein stassa. Üks väike rippmoment lihtsalt, mul tuli sang ära. Täiesti lambist vaatasin prille ja see oli katki. That you know, and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Punasega tuleb üle tee. Ärge eeskuju võtke. Aga meiega, kui me tulime taksoga, oma limusiintaksoga, mis oli valge sisuga, Lexus, siis selle takso kõrval sõitis Kaja Kallast ühe teise autoga ja nüüd ta oli siin Lennujamas, nii et Kaja Kallast tuleb ka veel. Tere! Me oleme hetkel Helsingis, lennukis. Kohe hakkame lendama Göteborgi. Siin on see kuulus vlogger. Me jõume kohvi ja palun vaadake seda. Helelis suutis kohvi ajada enda prillide peale, mis olid tal peas. Kuidas on küsimus? Ja siis see tegi seal taga on ka hästi huvitav. Vaadake seda. В нем живая
Hiiumaa. Das ir mazā Ailanda. Saldējums ir ļoti garšīgi. Tas ir saldaja ēdiena. Kuidas ma selle üli? Laubal. Mitte laude, vaid Lõpetas mis su eriala nimi on? Helitehnoloogia. Lõpetas helitehnoloogia eriala laubal. See on see Coldplay või? Me alustame tänast teenistust Püha Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel ja esimene laul on meie lauluraamatutest vana hea tuttav 375. 375. Issanda arm on ustav ja hea igal päeval. 375. Ja laulame selle laulu seistes. Ma ei jõudnud hommikul rääkida, aga Tallinna lennujaamas tehti mulle ja Mikule pisteline lõhkeaine kontroll või. Mikul võeti ka käte pealt mingi proov või mingi asi on ju. Vöömbert ka. Ja Vöömbert ka. Vöömbert. Ma olen nii terrorist. Ja siis minu kott nagu saadeti, seljakott saadeti uuesti sinna skännerisse või. Ja siis minu koti pealt võeti samamoodi nagu mingi seest ja siis sealt koti nagu voodri juures, ma ei tea, see oli nii veider, siis ma küsin ka mingi, et ma ei tea, mis ma saan andma, see oli mingi, et ei, see on pisteline kontroll, siis ma just nagu, kuidas mulle ja Mikule korraga tehti, pisteline kontroll. Me magasime just 2 tundi ja kõigil on just täielik mällar ja õues sajab vihma, nii et kõik ei ole alati hästi, aga noh, ei morjenda, me vaatame telekat, nii et ja süve krõpsu. Elekas on lihtsalt nii kettas, vaadake seda. Ketas päike on see praegu. See ei paista mu näost välja, aga... Sest me just hakkasime minema linna. Muide, täna on aasta kõige valgem päev, näete, kui ilus valge siin on. Jah. Hästi hea valgus on. Ja me hakkasime just minema linna ja siis me sõitsime reaalselt 5 meetrit trammiga. Ja siis selgus, et... Mis siis selgus? Siis selgus see, et Miikal jättis kõige tähtsam asja koju, ehk siis bussikardi. Trammikaardi. Ja siis me tulime tagasi. Ja nüüd me oleme siin käbide all. Ja karistuseks ta peab minema üksinda sellele järele, sest et meie ei viitsi. Me kõndsime tagasi jalgsi. See on muide take over. I take over this vlog. Who's the king now? Oh, honey. That is how I know you. Mine rääs. No, ma ei jaksa ju. Mine rääs. Rõõgasta. Ässa. No! Niir. Faar. Sa pead toetama. Wherever you are, I believe that my heart will go on. Palun. Kas sa tahad kommenteerida midagi? Ei taha. Ma ka ei taha. Aga täna hommik siis oli niimoodi, et märkisime 7:30. Käisin pesus, tegime hommikusöögi, lebotasime mega kaua. Nüüd on kell 12 ja me lähme linna ja praegu tsiipakud ostavad kummikommi poest. Kallis, kus me oleme praegu? Kuskil staadioni juures. Homme on siin Coldplay. Tuul on meile väga armuline. Seda asja koos. Tõsta seda. Wow, panevad juba lava üles. Tšau. Ja homme juba näeme laivis. Superi.
Lähme linna peale müüma. Shot. No nii, võta siit väike lonks võtame. See peaks mingi sidruni sellega panema ka. Oota, ma võin panna siia mingi... Näed? Ta väike lonks, Miku, see on jube hea. Jube hea. Jube hea. Palun ärge vaadake, ei filmi. Sa oled lihtsalt nii haige. Ta on täiesti hull. Miks ma tulin siia reisile, ma ei saa aru. Sa oled valmis jaanipäevaks ja paraadiks. Jaanipäevaks kõrgeks kasvab. Tänasel ilusal päeval ma ütlen teile, et me lähme Coldplay kontserdile. Jah, see päev on tulnud. Jah, kõigest pool aastat ootasime. Ja nüüd me saame minna ja seista järjekorras 3 tundi. Jah, aga meile meeldib. 43 tundi. Reaalselt me oleme trammis ja päike paistab ja nagu mega ilus ilm ja siis me jõume siia. Ja mis toimub? Vihmakeep maksab freaking 6 eurot. 6 eurot. Sellest saaks kommi. Aga me oleme eestlased ja me ei karda vihma. Jah, ma tahtsin lihtsalt öelda, et meil on kõik hästi. On kohal. Kohal. Ja me saime suht lava ette ka. Me nagu lähedale. Siin oleme. Et päris hea sound peaks tulema. Juuksed on läbi märjad. Ole hullu. Nagu mingi 20 sounduga. Aga me oleme sees ja meil on kõik hästi. Tund aega on soojendusesineeni ja vaadake, kus me oleme. Kile all. Neljakesi. Nii tore. Musta kile all. Me just istusime. Ei ole, läbipaistev kile on. Me just istusime selle peale ja nüüd me panime selle endale pähe. Okei. Asjad on siis nii kaugel, et soojendusbänd läks vist lavalt ära. Sest see ei ole nendele, see on nendele ohtlik. Nende tehnikale, kui vihma sajab. Ja, ma lihtsalt. Me oleme nagu täiesti läbimärjad. Ma ei oska seda kirjeldada. Mis praegu toimub? Ma olen nagu laeva hukus. Ja siis tuleb tagasi. Tagasi korterisse ja lihtsalt nagu kõik kohad valutavad ja mu alaselg on täiesti läbi omadega ja me oleme mega näljas, et me sõime viimati kell 3 ja kell on 11 või 12 aga nagu see oli nii awesome lihtsalt ja jah, nagu mul ei jõua kohe, et ma lõpuks kuulsin Coldplay'd lõpuks ometi ja see oli tõesti nagu väga lahe ja see show oli nii hea aga nagu vihma sadas lihtsalt terve aeg ja ma olin lihtsalt täiesti läbimärjad. Ja kui Coldplay tuli peale, siis nagu ei tulnud mitte ühtegi piiska vett. Mega lahe oli ja mul oli lihtsalt üli cool nädal. Ja mega lahe trip on olnud. Ja me lähme homme kell 8 lähme lennukile, nii et märk on mingi kell 6 või kell 5 isegi. Ja lähme Eestisse tagasi.
vot, aga jah, olge tublid ja näeme järgmise nädala vlogis.